Sel ajal, kui te vaatasite minu eelmist videot, viibisin mina Šotimaal seoses oma päris tööga nii-öelda ja viibisin ühel üritusel, kus oli siis kõik vale. See oli vahepala, seal oli ooperilaulja ja sellest ooperilaulust oli mul lihtsalt väga ja väga kahju. Ja miks? Sellepärast, et selles ruumis olid kohutavalt halvad kõlarid. Kohutavalt halvad. Need olid nii halvad, et kui oleks süda natukenegi paha olnud, oleks võinud oksendada sinna vist. Ruum oli muidugi halva akustikaga ooperi jaoks ja need kõlarid, mis rikkusid kõik ära. Panen teile väikse video, saate aimu, väikesed kõlarid, umbes 50 cm kõrged, seinasisesed, võib-olla seal alla 5 cm laiad, sellised 3 cm ehk. Ja tõeline pettumus. Et need oli selles ruumis 12 tükki. Panen ruumi video ka, väikse saate aimu. Uhke ruum, eesmärk on siis nii-öelda seda disaini saavutada, et kõlarid ei oleks näha, et oleks võimalikult stiilipuhas ruum. Jah, eesmärk on täidetud, kõlarid tõesti ei ole näha, aga need kõlarid kõlbavad ainult nii-öelda jutu jaoks, et kõnepidamiseks, mitte laulmiseks või millekski selleks tõsisemaks. See oli niivõrd halb elamus ja väga kurb. Lihtsalt kahju. Kahju, et see oli niimoodi korraldatud, et ilmselt, ma ei tea, kes iganes üleüldse ei mõelnud selle peale, et see ooperilaulja peaks kuskilt normaalselt kõlama. Selle peale ei ole mõelnud. Ja kui ma seal viibisin ja kuulasin seda ja meel muutus aina nukramaks, siis mõtlesin ka selle peale, et tegelikult on see üsna hea näide, kuidas mitte teha siis kasvõi endale koju seda helisüsteemi. Et mis hetkel tuleb see disain versus heli, et millal siis disain ületab selle heli. Ehk siis disain on, heli enam ei ole. Et või ütleme mitte vastupidi, aga kui väike saab see kõlar olla, et ta vähegi veel normaalset heli teeks. Ja seal on tihtipeale ikkagi piir ees, et suurem kõlar teeb paremat heli. Ja tasub kaaluda ka kodus, et ei tuleks seda olukorda, kus te maksate näiteks tohutu raha disaini eest, aga helis kaotate. Et võib-olla maksaks poole vähem ja mitte nii uhke disainiga asja eest saate heli hulga parem. Nii et kes sellist heli asja vähegi hindab, siis kindlasti soovitan mõelda, sest et nii halba kogemust ühelt ürituselt ooperilaulja esituses ei ole mõelnud. Ooperilaulja kõik okei. Ooperilaulja oli tasemel, aga heli kui niisugune oli lihtsalt öeldes kohutav või nimetame seda olematuks, vahet ei ole. Et see oli lihtsalt kurb. Et 12 kõlarit seal, sellist disainkõlarit seal ruumis, oleks selle asemel olnud 2 musta, kas ajutiselt paigaldatud kobakat, oleks olnud umbes 10 korda parem. Aga mis teha? Kõik ei mõtle selle peale, nii nagu kodus ei mõelda selle peale, et mis hetkel siis võiks olla tegelikult ka kõlarid kasutusel, mitte mingisugused iluasjad, mis heli tegelikult ei tee. Mõelge selle peale, kõike head teile, järgmise korrani!